Iga aiaga on vaja tugevaid poste. Ja ka moodsal Penoplexist aiapiirdel, millega olen hästi tuttav, ning profiilplekist, metallist lipaiast, võrgaia ja isegi kõige odavamatel siniseks tõmbuvast võrgust aedadel on vaja tugevaid poste. Nendel eesmärkidel pole seni midagi paremat välja mõeldud kui metallpost. Metalli pannakse isegi tellispostide sisse. Tavaliselt tundub metallpostide paigaldamine keeruline ja aeganõudev töö. Eriti keerulisel pinnasel, kus on palju savi ja mis on allutatud külmakergete jõududele. Meil ongi just selline pinnas. Sellisel juhul on vaja betoneerida suuremana sügavusele, alla maapinna külmumispiiri. Kuidas paigaldada sellised postid? Lihtsalt, kiiresti, ühe korraga ja igaveseks ning mis kõige tähtsam, väga täpselt. Tundub, et ma leidsin lihtsa lahenduse. Aiapuuri ja lihtsate, isetehtud odavate abivahendite abil, mis muudavad esmapilgul selle keerulise töö tööliseks naudinguks, võimaldades saavutada millimeetri täpsust. Sellise tööga saab hakkama mitte ainult kogenud isetegija, vaid ka pensionär, suvilapidaja, kooliõpilane, tudeng, muusik, programmeerija ja isegi üksik koduperenaine. Sest selle variandi puhul on vaja väga vähe ehitusmaterjale, mida saab kohale tuua isikliku autoga või isegi suvilakäru abil. Kanali Jaša Kossjaki laulud. Vaatajad saavad esimestena teada selle olulise info. Teema on väga aktuaalne, seega räägime kõigest järjekorras. Tere kõigile! Kõik algas postide tsentreerija valmistamisest. See on lihtne seade, mis idee järgi peaks võimaldama paigaldada aiaposte väga suure täpsusega, tehes oluliselt lihtsamaks ideaalselt vertikaalselt seisvate postide saamise just nendest kohtadest maapinnal, mis olid algselt planeeritud, mitte aga kohtadest, kus on suured kõrvalekalded nõutust. Tsentreerijat saab teha erinevatel viisidel. Mina kasutan mittevajaliku 2 mm paksust plekktükki. Keskele teen 20 cm läbimõõduga ümmarguse augu. Just sellise läbimõõduga hakkan maapinda poste jaoks auke puurima. Elektriline tikksaag metallisaega saab selle ülesandega suurepäraselt hakkama. Seejärel võtan väikese lõigu aiaposti ja veidi siledat 10 mm läbimõõduga armatuuri. Armatuurist keevitan pesa, kuhu postitükk tihedalt sisse mahub. Pikal toorikul veendun, et kõik õnnestus. Seejärel oli vaja midagi lehtri sarnast, mis võimaldaks mugavamalt betooni valada puurvaiasse. Selline krae, nagu pannakse haigetele koertele, osutus kitsamas osas liiga väikeseks. Ja siis sain ma järsku aru selle jõu kasulikkusest, mis mul alati takistab näiliselt tarbetuskraamist lahti saada. Väga vana malmist Hiina grill. Veel nendest aastatest, kui Hiina ilmselt ei mõelnudki veel kogu maailmale, kaasa arvatud USA-le ära teha. Üks selle osa sobib mulle ideaalselt. Vaja oli vaid minimaalset kohandamist. Aiapuuriga puurisin sügava augu. Rauast vaiadega kinnitasin tsentreerija õiges kohas. Ja ülitäpse täpsusega betoneerisin esimese posti. Tehnoloogia töötab, hurraa! Sain esimese kogemuse, mis võimaldas teha mitu olulist järeldust. Ilmselt kõige tähtsam neist on see, et protsess on väga ökonoomne. Ühe posti kindlaks betoneerimiseks on vaja väga vähe killustikku, liiva ja tsementi. Nüüd, kui olen harjutanud, võib kõik juba paika panna. Eelnevalt märgitud kohas hakkan aiapuuriga auke puurima. Selle puuri ostsin ma soodushinnaga vaid 30 Valgevene rubla eest. See pole rohkem kui 1000 Vene rubla, umbes $10. Meie pinnas on savirikas, kuid kive selles ei ole. Väikest raskust valmistab ainult viljaka kihi läbimine, kus sageli satuvad ette ümbruskonna puude juured. Aga vana oksakäärid, aiakühvel ja kitsas labidas aitavad puuril sellest kihist läbi minna. Venduun, et võitluses juurtega pole ava nihkunud ja puurimist jätkan edasi. Selle primitiivse puuri võimalused jätavad soovida. Kanali Jaša Kossjaki laulud algusaegadel tegin video tõeliselt hea puuri valmistamisest. Tänu keerme sarnasusele alguses keerab see end ise mulda ja tõmbab end justkui ise sisse. Suruma pole üldse vaja, tuleb ainult keerata.
Selle puuri kinkisin oma äiale ja ta viis selle 3 maa ja 9 mere taha oma maamajja. Ausalt öeldes on mul lihtsalt laiskus uut teha. Tegelikult saab ka kõige lihtsam puur ülesandega hakkama. Alla lastud loodi näitab selgelt, et puurimist saab teha ilma oluliste kõrvalekalleteta vertikaalist. Esimeses kasutusvariandis on minu ostetud puuri kõrgus 1 meeter. Komplektis on segment, mis võimaldab seda veel 1 meetri võrra pikendada. Isolatsioonilindiga teen märgi 1 meetri ja 50 sentimeetri kaugusele labadest. Õues on maikuu algus ja sel ajal on meie kandis tavaliselt kõige kõrgemad põhjaveed. Seetõttu, kui olen puurinud umbes 1 meetri ja 20 sentimeetri sügavusele, hakkan pöörama tähelepanu välja tõmmatava pinnase niiskusele. Siin on nüüd see märk 1 meeter 50. Pinnase niiskus ei ole vist suurenenud, aga ma otsustasin puurimise peatada ja valmistuda aktiivseks betoneerimiseks, juhuks kui ilmuvad põhjaveed. Esimese posti paigaldamisel ma veeni ei jõudnud. See teine post, keskne, asub madalamas kohas. 3 osale liiva lisan 1 osa tsementi ja 5 osa killustikku. Puurvaiad on ökonoomsed ja lihtsad valmistada. Raudbetoon on väga usaldusväärne ja vastupidav ehitusmaterjal. Ja kui tagada õige hüdroisolatsioon, muutub see üliusaldusväärseks ja ülivastupidavaks. Seetõttu lahendan betooni hüdroisolatsiooni küsimuse lõplikult ja igaveseks. 1 meeter 50 sentimeetrit sügava puuraugu kohale paigaldatakse tsentreeria, kuid juba teise põlvkonna oma. Ja asun seda paika sättima. Eelmises videos aia kohta rääkisin, kui lihtsalt ja kergesti ma märkisin postide kohad ära. Tugevalt pingutatud terastrossi, loodi ja mõõdulindi abil. Märgistustross on endiselt pingul. Ja loodiga karabiini küljes määran tsentreeri asukoha meie ja naabri krundi suhtes. Mõõdulintidega määran tsentreeri asukoha vasaku ja parema märgistuskepi suhtes naaberpostide juures. Tsentreeria on täpselt paika pandud. Kinnitan selle maapinna külge, lüües nurgikud sisse. Edasi on ju ka tehnika küsimus. Üritan teise põlvkonna posti tsentreeriasse paigutada. Keevitatud armatuur on posti alumist osa laiendanud ja see ei mahu tsentreeriasse. Viga, hüüatab pahatahtlik vaataja. Jah, tõesti see on viga. Tuletan meelde, minu nimi on Jasha Viga. Ja see on teise põlvkonna tsentreeria, mis on spetsiaalselt mõeldud teise põlvkonna postidele. Seega peale minu teist viga siin ei ole. Tsentreeria võimaldab tagada, et post väljub täpselt etteantud kohast maapinnal. Samuti aitab see vältida posti soovimatut pöörlemist oma telje ümber. Ja see võib täiesti juhtuda betoneerimise käigus. Samal ajal säilitab post liikuvuse 2 telje suhtes. Tänu sellele saab selle hõlpsasti täiesti vertikaalselt paika panna. Seda aeda planeerides vaatasin läbi hulga videoid. Levinud nippi kasutades, mis on populaarsed postsovetlikus ruumis, löövad paljud inimesed eri suundades armatuuritükid maasse ja keevitavad posti nende külge. Seltsimehed, see on ju täielik kolhoos. Ei ole aru saada, miks kutid, kes tegelevad professionaalselt aedade ja varikatuste paigaldamisega, ei suuda midagi sellist teha. Selle asemel jätkavad nad piinlemist käpuli, püüdes armatuuritükke ebamugavas asendis maasse lüüa ja kuidagi posti nende külge keevitada. Pealegi eri suundadesse löödud armatuur ei eemandu kindlasti pärast betooni valamist ja muutub lisatoeks pinnase paisumisjõududele, mis hakkavad seda nagu tungraud üles tõstma ja posti viltu ajama. Teise põlvkonna tsentreerijale sobib endiselt tehnoloogiline osa Hiina grillist. Tänu mugavale lehtrile ja väikese läbimõõduga siledale armatuurile on betooni väga mugav laadida. Alustatakse vaie täitmist. Vaadates seda grilli osa, rõõmustasin siiralt hiinlaste üle. Selle üle, et nad ei piirdunud ainult tarbekaupade tootmisega, vaid läksid palju kaugemale. Ja see, et meie Valgevenel on head suhted Hiinaga, on väga hea. Betooni tihendan hoolikalt pika puidust liistuga. Esimest posti betoneerides sain aru, et selle töö juures saab hakkama ka ilma betooni segistita. Perforaator mikserotsikuga segab tsemendi ja liiva väga kiiresti ja kvaliteetselt kuivat läbi.
kuna betooni rikub just vesi, täpsemalt selle liig, siis püüan vett lisada vaid 50–70% tsemendi mahust. Betoon tuleb paks, aga minu jaoks on see just õige. Umbes 40–50 sentimeetri enne maapinda lõpetan betoneerimise. Piisab vaid 5 väikesest segamisest perforaatoriga. Eemaldan tsentreerija keskosa. Paigaldan 110 mm kanalisatsioonitoru lõigu ja täidan selle betooniga. Post fikseriitakse uuesti. Kanalisatsioonitorust ja betoonist kaitsev puistan üle liivaga, mida samuti hoolikalt tihendan. Vahemaa on täpselt 251 sentimeetri. Paigaldamise täpsus on taas kõrgel tasemel. Täpsus. Enne kui liigun järgmiste postide paigaldamise juurde, pean vajalikuks puudutada veel üht väga olulist osa sellest tööst. Aiapostide ettevalmistamine. Ma ostsin 6 meetri pikkuse profiiltoru, mille ristlõige on 6x6 sentimeetri. Ja seina paksusega 3 millimeetrit. Kõigepealt käin lapiga üle, eemaldades jämeda mustuse. Pärast kaadri taga harjutamist sain aru, et edasiseks puhastamiseks on vaja vähemalt 3 etappi ja parem oleks isegi rohkem. Võtan esimese lapi, niisutan selle tugeva metallide rasva eemaldajaga ja hakkan hõõruma. Väga kiiresti saab selgeks, et töötlemata profiiltoru on ohtralt õliste ainetega kaetud. Tõenäoliselt kasutatakse neid tootmisetapis ning need toimivad ka korrosioonivastase kaitsekihina, metalli transportimisel ja vabas õhus hoiustamisel. Niisutan aeg-ajalt kaltsu ja puhastan profiili 3 külge. Seejärel pööran selle 180 kraadi ja hõõrun jälle energiliselt. Kindlasti oleks esmaseks puhastamiseks võinud kasutada ka white spiriti. See ei aurustu nii kiiresti ja rasvaemaldajad kasutada alles lõpus. Alustan tööd teise riidetükiga. Toru muutus puhtamaks, kuid õlisust on ikka veel piisavalt. Kordan kogu protsessi uuesti. Kolmas kaltsutükk rõõmustab alguses oma säilinud puhtusega. Kuid varsti näitab see, et kolmas puhastusetapp on sama oluline kui 2 eelmist. Sain aru, et nii võib metalli puhastada lõputult. Aga mingil hetkel tuleb lihtsalt peatuda. Esimese 4 puhastatud toru ja ülejäänud puhastamata torude vahe on silmatorkav. Nende peale kulus mul peaaegu liiter rasvaemaldajat ja iga toru kohta 3 lappi. Läksin internetti otsima nippe metalli puhastamiseks enne värvimist. Esimene nipp võlus mind odavuse ja kättesaadavusega. Nagu nõusid pestes nühin toru köögikäsnaga, kasutades ohtralt seebivett. Käsna loputan sageli embris. Testlab näitab väga kiiresti, et ka see levinud nipp ei ole lihtne imerohi. Vähemalt rahuldav tulemus on nähtav alles pärast vähemalt 3 toru loputamist. Suurt mõnu vee sees mässamisest, eriti jaheda ilmaga, nagu minul oli, samuti ei ole. Pärast sellist pesu kuivatan toru nii kuivaks kui võimalik. Muidu, kui kaitsekiht on maha pestud, hakkab see kindlasti kohe roostetama. Lahusti või rasvaemaldajaga puhastamisel võtab mustuse endasse kalts. Nõudepesuvahendit kasutades võtab mustuse endasse vesi. Nagu näha, on see samuti üsna vaevarikas protsess. Seega pole kõik, mis võib sellisena tunduda, tegelikult mingi nipp. Kui natukenegi löögastuda ja käsnaga veidi vähem aktiivselt töötada, jäävad nõud pesemata. Lahendamata vahend ei päästa samuti. Selle mitte eriti lõbusa vahupidu haripunktis andis jõudu mõte, et kui tellida aed meie aednikelt, siis saame käkiga tehtud töö, nagu enne värvimist, rasvatustamata postid. Ja pole kindel, et nad selle etapi üldse vahele ei jäta. Isegi kõige kehvem värvimine peab paar aastat vastu.
ja kui kõik hakkab roostetama, on praagi tegijaid juba väga raske üles leida ja vastutusele võtta. Tegelikult, kui kaua pesta, võib ka selle meetodiga halba lõpptulemust saada. Näiteks, kui pole rasvaeemaldajat ja pole võimalust seda hankida. Seejärel otsustasin proovida järgmist levinumat nippi, kasutades väiksemaid mehhaniseeritud vahendeid, nimelt survepesurit ja vahugeneraatori vahtu koos autokeemiaga kontaktivabaks autopesuks. Ülejäänud torud asetan nii, et ühe korraga satuks aktiivne vaht toru kahele küljele. Pööran ümber, kordan protsessi. Olles kogenud autode kontaktivaba pesu, tean, et kontakt selles meetodis parandab tulemust märkimisväärselt. Seetõttu käin käsnaga üle iga toru kõikidest külgedest. Loodan, et piisavalt reageerinud autokeemia mahapesemine on ilmselt kõige meeldivam töö kõigist tänastest metalli puhastamise töödest. Tõesti on tunda vähest mehhaniseeritust. Järjekordne tõehetk. Imet, mida ma nii väga lootsin, ei juhtu. Järeldus. Kui ma oleksin torud puhastanud spetsiaalse metallide rasvaeemaldajaga, ilma kahtlastele nippidele aega raiskamata, oleksin kulutanud vähem aega. Seega jah, puhastan torusid rasvaeemaldajaga. Ja kui jagate kommentaarides oma edukaid kogemusi, oleksin väga tänulik. Nüüd hakkan kasutama sellist korrosioonivastast mastiksit. Kahjuks ei ole see reklaam. Tundub, et see on midagi epoksüüdilaadset, sest üks komponent tuleb teisega segada. Selle ostis naaber. Selle seguga kaetud metallkonstruktsioonidel ei ole tal isegi 12 aasta möödudes korrosioonimärke. 6 meetri pikkuste postitorude värvimise ajal ei teadnud ma veel, millisteks täpselt mõõtudeks ma need lõikan. Teadsin ainult seda, et tahan postide maapealse osa teha umbes 2 meetri kõrguseks. Seetõttu otsustasin torud mõlemast otsast 2 meetri ulatuses ära värvida. Vahetult enne värvimist puhastan pinna veel kord rasvast. Sellise värvimisviisi puhul jääb mul palju manööverdamisruumi. Näiteks saab toru lõikamisega ühe posti pikkuseks teha 3,5 meetrit ning teise 2,5 meetrise posti saab 3,5 meetri pikkuseks pikendada, keevitades meetrise toru otsa. Või mõni muu paljudest võimalikest variantidest. Üks neist hakkab mulle hiljem rohkem meeldima. Naabri mastiks osutus väga katvaks. Torusid ma täielikult värvima ei hakanud. Kuna olin teemat uurinud, siis teadsin juba, et betoneeritav osa ei tohiks parema haardumise huvides värvitud olla. Armatuuri ju samuti ei värvita. Ma arvan, et te teate nagu minagi, et auto värvimine on väga hoolikas ja täpne töö. Aga keskmine aed peab vastu palju kauem kui keskmine auto. Miks me siis ei lähene aedade värvimisele sama vastutustundlikult? Ma arvan, et profiiltorude tootjatele tuleb kasuks see, et me tihti värvime neid ilma korraliku ettevalmistuse ja hoolikuseta. Aiad, mis võiksid kesta peaaegu igavesti, roostetavad. Seetõttu on vaja uusi ja me ostame jälle metalli aedade jaoks. Katan kõik toolikud 2 kihiga, vahepealse kuivatamisega vastavalt juhistele. Muide, kõige esimene kaadri taga paigaldatud post oli lihtsalt 3,5 meetrist torutükk, 1,5 meetrit maa sees, 2 meetrit maa peal. Selleks ajaks oli mul tekkinud usaldusväärsem variant postide jaoks. Selle jaoks oli vaja juba teise põlvkonna arenenumat tsentreerijat. Lehtmetalli tükki enam ei olnud ja ma otsustasin kuumutada tüki profiiltoru, mille ristlõige oli 25x40 mm. Isegi minu tagasihoidlike amatöörlike keevitusoskustega ei tekkinud selle valmistamisel probleeme. Kui keegi, kes üldse keevitada ei oska, näiteks üksik koduperenaine, otsustab minu kogemust korrata, siis arvan, et leiab naabruskonnast kindlasti kellegi, kes selle lihtsa abivahendi väikese tasu eest valmis keevitab. Kõik mõõdud on vabalt valitavad. Välja arvatud sileda armatuuri ruut, mille mõõtmed on 60x60 mm. Veel katsetamata postide tsentreerijale panin suured lootused töö lihtsustamise osas, seetõttu ei pidanud paljuks seda isegi ära värvida. Värvisin ära ka esimese põlvkonna tsentreerija. Teise, arenenuma põlvkonna postide jaoks ostsin lähimast metallibaasist veidi 12 mm läbimõõduga armatuuri. Kiiruse poolest pole ma just kõige parem tööline, kogu aeg miski segab, seetõttu tehakse kõik pausidega. Värvimata osa püüdsin nii hästi kui suutsin korrosiooni eest kaitsta. Torud olid juba tolmuseks muutunud, aga värv oli selle ajaga tugevaks muutunud. Sellest aiast unistati peaaegu 20 aastat.
nii et nädal siia-sinna või isegi kuu-paar on vaid hetk. Pole ju kuhugi kiiret. Mõõdan ja lõikan toru täpselt pooleks. See tähendab 3 + 3 meetrit. Odavaid innovatsioone, mida tutvustatakse kanalil Jaša Kossika laulud, saab toetada Koššaka kaudu või YouTube'i sponsorlusega. Venemaa vaatajad saavad seda teha Boost'i teenuse kaudu. Link on video all. Vaatan üle videomeistri klasside armatuuri keevitamise kohta profiiltorude külge. Ja iga uue katsega läheb tulemus paremaks. Otsustan armatuuri keevitada mitte ruuttoru nurkadesse, vaid külgede keskele. Mõtte järgi on sellise keevitusviisi korral üldine ristlõige väiksem ja selline sammas saab kaevus paremini manööverdada. See on oluline, kui puurimisel peaks juhtuma märgatav kõrvalekalle vertikaalist. Maailm pole ju ideaalne, seda tuleb arvestada. Otsa keevitasin ruudu 2 mm metallijupist. Selle põhiülesanne on takistada postil armatuuriga kaevu põhja torkumast. Ja seda sai liigutada seades selle täpselt vertikaalselt. Keevitatud armatuuriga on posti kogukõrgus taas 3,5 meetrit. Meie Homieli rajooni kliimas, mis asub Valgevene kaguosas, peetakse 1,5 meetri sügavusele betoneerimist enam kui piisavaks. Karmimate piirkondade jaoks piisab lihtsalt armatuuri osa pikendamisest postil ja sügavamate aukude puurimisest. Kui posti metalli paksus on 3 mm, siis on sellised postid muidugi tugevamad kui 2 mm paksusega. Lisaks on meil, kes pole keevitajad, sellist metalli lihtsam keevitada. Tõenäosus vigu teha ja metalli läbi põletada on väiksem. Posti armatuuriga pikendamine ei säästa eriti raha, aga nii peaks ta betooni sees võimalikult kindlalt kinnituma. Ma püüan alati töötada võimalikult vähese tööriistadega. Seetõttu mul ei ole spetsiaalset järkamissaagi. Aga nurgik, marker ja väike ketaslõikur on küll veidi aeglasemad, kuid viivad samuti soovitud tulemuseni. Edaspidi otsustasin keevitada selliste üsna pikkade punktidega. Ja selle lihtsa töö jaoks leiavad need, kes keevitada ei oska, arvatavasti hõlpsasti mõne naabruses elava mokatäie armastaja. Äärmisel juhul mõne väikese raha eest töötegija kuulutuse kaudu. Järgmine auk osutus rekordi omanikuks nii juurte arvu kui ka nende paksuse poolest. Mõnedega polnud enam võimalik hakkama saada, ei oksakääride ega isegi kitsa labidaga. Appi tuli aiasaag, mille teravusega tuli riskida. Pomm on karabiini külge kinnitatud lihtsa aasaabil. Karabiini on mugav liigutada vajalikku kohta. Aas võimaldab kiiresti muuta nööri pikkust. Kui puurisin teise augu, pidi betoon juba hakkama tahenema. Ja tsentreerijat võib eemaldada ning uude kohta viia. Posti otsa kanalisatsioonitoru paigaldamine ja selle betoneerimine ei ole minu enda leiutis. Leidsin selle internetist. Minu arvates on see üldiselt mõistlik lahendus. Nii saab vaja alumine osa laiem ja ülemine, kus külmakerked mõjuvad kõige rohkem, jääb kitsam. Lisaks puistan plasttoru ümber liiva, mis ei ole külmakerge ohtlik pinnas. Kõigepealt betoneerisin ühe äärmise posti, selle, mis on kaadrist väljas. Ja kõige kesksema posti. 50 meetri peal vajud tross igal juhul läbi, ükskõik kui kõvasti seda ei pingutaks. Mõnes kohas on see isegi madalamal kui postide kõrgus. Seetõttu tegin tüki lauast ja 2 prussist trossitõstja keskse posti jaoks. Nüüd on ka töötada veel mugavam. Betooni tardumisel tekib kahanemine. Seetõttu tuleb hiljem betooni lisada kuni plasttorude ülemise servani. Olen näinud ka varianti, kus kogu kaevu sügavusesse pannakse suure läbimõõduga toru ja sinna sisse valatakse post betooniga. Minu arvates on see mingi jama. Paks toru, mille sees on betoneeritud post, ei istu kaevus tihedalt ja post hakkab koos toruga kõikuma. Vaatasin diplomiga ehitusspetsialiste. Autoriteedid ütlevad, et betooni võib valada otse puuritud auku. Seinu pole vaja millegagi kaitsta. See puurimine osutus rekordiliseks juurte puudumise poolest. Samuti saab nüüd kasutada ka täiendavat märgistusnööri. Seda on parem kinnitada väikese vahega, mitte otse postide külge. Muidu nihutab üks post seda veidi kõrvale, siis järgmine ja lõpuks tuleb aed kaarena. Trossi paksus sõltub kaalust ja tasemest. Märgistusnööri järgi on mugav kontrollida postide asukohta joone peal, aga nad peavad seisma vertikaalselt 2 tasapinnas. Seda ei saa nööriga kindlaks teha. Kui halli kanalisatsioonitoru jäägid otsa said, ostsin oranži. Nüüd peaks veelgi kindlam olema. Aiahituse lõpus plaanin postid samuti täita kas betooni või liivatsemendi seguga, selleks et vältida sisemist korrosiooni. Praegu ma sellega ei kiirusta, sest täitmise paigaldamisel võib olla vaja neid puurida või painutada. Tööriistavööd, nagu Ameerika töömeestel, mul veel pole. Kasutan karpi, kus hoian peaaegu kogu selle töö jaoks vajaliku lihtsa tööriista.
see liigub postist postini ja ei lähe kaduma. 3 posti paigaldamiseks piisab 1-25 kilogramsest tsemendikotist. Kui vähe liiva ja kruusa 1 posti kohta kulub, arvan, et näitasin selgelt. Aga mulle tundub, et kui jätta posti ülemine osa ilma selle toruta ja kohe liivaga täita, siis ei muutu midagi. Selle meetodi pooldajad väidavad üksteise võidu, et ülemine külmuv pinnasekiht libiseb plasti peal, aga metalli külge külmub kinni ja hakkab seda välja suruma. Seetõttu lähen enamuse arvamusega kaasa ja teen nagu kõik teisedki. Pealegi on torud juba ainult ülemisest osast värvitud ja betoon kaitseb neid korrosiooni eest. Ma olin peaaegu komistanud ja reetnud ühe iseehitaja peamistest põhimõtetest. Mul olid patused plaanid palgata tööle professionaalid. Ma isegi kutsusin nad kohale, et nad arvutaksid välja, kui palju maksaks vundamendi lindi valamine, sest sellisel pinnasel on see kõige usaldusväärsem variant. Nii et selle lindi eest valatud postidel, mis on maasse viidud vaid umbes 80 centimeetrit ja meenutavad pigem rostvärkvundamenti, 2 aiakülje eest 50+30 meetrit, küsiti minult 20 000 Valgevene rubla koos metallpostidega, mis on õhemad kui minu omad. See on $7000 ehk üle $500,000 Vene rubla. $90 või 7000 Vene rubla jooksva meetri kohta. Isegi kui mul oleks selline summa, oleks nende maasse matmine peaaegu otseses mõttes rumalus. Ja seda veel heade naabrite vahele aia nimel. Kui ma ise hakkan seda linti valama, siis Jaša Koššaki laulude kanal tegeleks terve järgmise aasta ainult selle tööga. Seda ma ka teha ei saa. Seejärel uurisin, kui palju maksaksid kruvivaiad, kui need keerata 1,5 meetrit maa sisse ja 2 meetrit jätta pinnale. Vaiade paigaldajad ütlesid, et neil ei õnnestu neid nii keerata, et maapealne osa oleks täiesti vertikaalne. Neid saab nii paigaldada vaid siis, kui need jäävad maapinnast ainult veidi kõrgemale. Sellisel juhul tuleb vaiade külge postid kuidagi vertikaalselt kinni keevitada. Veel üks kruvivaiade miinus on see, et keeramisel muutub pinnas pehmemaks ja vai võib kõikuma hakata. Seetõttu soovitatakse aedade puhul vaiade ülemine osa lahti kaevata ja betoneerida. Ühesõnaga, kõik on ikkagi kallis ja keeruline. Kompostrist pärit elukad lasin oma soodu minna. See on väga laisk ja aeglane aia ehitamine. Tänu sellele, et märkisin ära ülemise trossi ja loodi abil õnnestus märkida need postid, millele oli ligipääs. Jätsin märkimata need postid, millele praegu veel ligipääsu polnud ja hakkan tasapisi tööle. Hakkan oma jõusse uskuma ning teen ligipääsu nendele postidele, kuhu näiteks kompostrite tõttu seni ligi ei pääsenud. Manaaia võrku eemaldasime vajalikest kohtadest ainult betoneerimise ajaks. Mulle tundus selline lähenemine moraalselt lihtsam, kui kohe kõik lahti võtta. Sellest võib juba väsida enne, kui postide paigaldamiseni jõuadki. Kui jagata oma edasijõudnumaid postide paigaldamise viise keerulistele pinnastele, olen väga tänulik. Selle video ilmumise hetkel on postide paigaldamise vajadus endiselt olemas. Seetõttu proovin hea meelega usaldusväärsemat ja odavamat varianti. Ükski posti ei nihkunud betoneerimise käigus. Jagades seda videot, teete ka teie paljudele väga suure teene. Pange pöial püsti, tellige Jaša Koššaki laulude kanal, tellige RootTube, VK Grupp, TikTok ja Zen. Kõik lingid on video all. Vajutage ka kellukesele ja siis saan teid kindlasti teavitada. Rahu valitsegu kogu maailmas. Aitäh!